Meravita on siis selle tervisekonverentsi üks korraldajatest, et Meravita kontseptsioon on hoida inimesed tervena, nagu mõned loosungitest te nägite, siis seda ei saa teha ainult toidulisanditega ja ainult ühesõnaga tervisetoodetega. Selleks on vaja ka teada teadmisi ja selleks on vaja ka teada, kuidas liikuda. Ja seda siis me tahamegi nagu pakkuda, seda täit kontseptsiooni, mis puutub siis tervisekonverentsi, on üks sellest üritusest ja teine teema, nagu ma enne mainisin, on terviseraadio.ee, et seal on meil juba kuskil 52 erinevat saadet, mis räägivad just nimelt toitumistest ja igasugustest spetsialistid räägivad igasugust teemastest, mis puutuvad tervistesse. Et soovitan selle kuhugile üles kirjutada, pärast saate lähemalt vaadata. Aga kuna meil hakkab varsti ka lõuna peale tulema, siis ma laseksingi siis Valentina Peegi ja Aveliinas Raudmäe peale. Okei, aplaus! Tervitus! Siin tundub rida hästi palju toredaid inimesi olevat. Me tagant piilusime teid siin kõiki. Mina olen siis, tere tulemast, mina olen Ave Raudmäe. Mina olen Valentina Peek. Me mõlemad oleme Meravita teadus- ja arendusmeeskonnast ja lühidalt öeldes ka, et te teate, kellega siis tegu on, et mina olen Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete keemia, biokeemia ja keemia magister ja insener ja veel turundusharidusega. Ja mina olen omandanud oma bakalaureuse kraadi rakenduskeemia alal Tallinna Tehnikaülikoolis ja magistri Lõuna-Taani ülikoolis, kus ma õppisin meditsiinilist keemiat. Nii, räägime täna teile võimalustest toitumise täiendamiseks 21. sajandil. Te olete täna juba siin palju tarkasid tarke jutte, eesti keel on abi, kuulnud, aga enne kui räägime pikemalt, siis teeme ühe humoorika tänava küsitluse video näitame teile elust enesest. Inimesed hoolitsevad oma auto eest, aga kas nad ka oma tervise eest sama head hoolt kannavad? Seda tulimegi tervisekonverentsi raames välja uurima. Tervist! Tohib paar küsimust esitada. Kas teie teete oma autole... Tere, kui vastu öelda vähem. Ikka tohib. Kas te teete oma autole tihti tehnohooldust või ülevaatust? No tehnohoolduses tuleb ikka paari aasta tagant käia selle masinaga. Jaa. Ikka tihti käite? No nii kui peab. Раз в год. Машине. Aga kas te endale teete ka diagnostikat? Mida te mõtlete selle? Oma tervist käite kontrollimas? No siis, kui perearst ikka vahel märku annab, et tuleks läbi tulla, siis käin, aga muidu küll mitte. Aha. Ja kui tihti see võiks olla umbes aastas? No korra aastas tuleb ikka ette. Enda tervisega ei käi, laste tervisega käime? Jah, sinna ka on jõudnud ikka parasjagu, et küll perearsti juures, küll meestearsti juures regulaarselt. Ja kas te toitute enda arvates tervislikult? Ei. Nii. Ma püüan, aga ei. Selge, meil on... Mis neid takistab? Nõrkus teatud asjade vastu tõenäoliselt. Aha. No. Puuvilja söön. Ma arvan küll, et tervislikult, et puuviljad, lihakala, vitamiinid lisaks. Supertoitudest olete midagi kuulnud? Ei ole, mis need on? Ja kas te supertoitudest olete midagi kuulnud? Millistest? Supertoitudest. Ei ole kuulnud. Aha. Nii, ühesõnaga, Meravital on suur roll ühiskonnas, hoolitseda tervise eest ja edendada seda informatsiooni, jagada, et inimesed oleksid ikka terved. Olgem terved! Nii, aga see oli siis selline lõbus minu ja Ave initsiatiivil korraldatud väike tänavaküsitlus, aga kuna see ei anna täis pilti, siis loomulikult lähme ikka uuringute juurde ja nende juurde, mis on läbi viidud Eestis ja Eesti inimeste seas. Ma tõin teieni tulpdiagrammi. Eestis suurimad uuringud on toimunud aastal 1997 ja 2014. 2014 on nüüd see viimane värske uuring, kuna andmeanalüüs võtab tavaliselt aega aastaid, täna on 2017, jätkuvalt ei ole kõik tulemused veel Tervise Arengu Instituut oma kodulehele pannud,
aga kuna siin mina olin aktiivne ja küsisin ikkagi tulemused näha, et tahtsin just, väga huvitav oli teada, et kuidas siis võrdlus toimub, et kuidas siis, kas me oleme edasi läinud või ei ole. Ja olen siia tulpdiagrammile märkinud ka punktiirijoonena selle minimaalse koguse, mida on siis inimesel päevas vaja ja tõin välja nüüd tähtsamad vitamiinid ja mineraalained. No hakkame siis kohe otsast pihta, et esimesena torkabki silma D-vitamiin, et aastal 1997 tarbisid inimesed 62% päevasest minimaalsest kogusest, see on siis alla 5 mikrogrammi. Ja mis võib selle põhjuseks siis olla, et teadlikkus oli muidugi väike, ei olnud ka D-vitamiiniga rikastatud toite. Õnneks on rõõm näha, et aastal 2014 oleme me saanud kätte minimaalse koguse. See on ainult minimaalne kogus. Ja siin on kindlasti oma osa ka Mart Kulli, kes tegi siis doktoritöö Tartu Ülikoolis ja uuris D-vitamiini ja kuidas see mõjutab kaltsiumi imendumist ja osteoporoosi, siis tema tõstis teadlikkust suuresti, sest sellest uuringust tuli siis välja, et isegi suvel Eesti inimesed 90% Eesti inimestest ei saavuta optimaalset D-vitamiini taset. Ja muidugi teadlikkus tõusis hüppeliselt ja muidugi on müügil ka D-vitamiiniga rikastatud piim ja muud piimatooted, et selles mõttes D-vitamiini tase minimaalse oleme kätte saanud. Ja võib-olla vaataks üle, et mis aastal 97 veel 100% latti ületavad. See on siis C-vitamiin, tsink ja B1-vitamiin. Võiks loota, et kuna toiduvalik on aastatega siin laienenud ja on saadaval palju erinevaid kaupasid, et aastal 2014 on näitajad paremad. Kahjuks see uuring ei näita seda ja eriti on kukkunud mineraalainete ja vesi lahustavate vitamiinide tarbimine. Seda võib põhjendada näiteks sellega, et kuna inimene igistab, siis ta viib ka kõik mineraalained välja ja uriiniga väljutatakse vitamiinid. Ja neid peabki siis pidevalt juurde tarbima, et võib-olla sellel on siis oma kaal. Ja et tooksin siis välja, et kõige rohkem ongi kukkunud siis tsink ja B1-vitamiin. Rääkides sellest B1-vitamiinist, siis võib-olla inimesed võib-olla teavad ka, aga see kogu aeg ei ole meeles, et B1-vitamiin ehk siis tiamiin tegelikkuses aitas panna aluse vitamiinide uurimisele üldse ja nende rollide väljaselgitamisele. Nimelt B1-vitamiini olemasolu avastati kogemata, nii nagu siin tegelikult siin toiduainete tehnoloogias ka paljud asjad avastatakse kogemata, nii et viina ja õlle tootmine tõenäoliselt algas ka kõik kogemata. Et Jaapani sõjavangide seas nimelt leiti väga palju terviseprobleeme. Nende põhitoidus nendes maades sealpool on riis ja riisi hakati koorima kuskil 19. sajandi alguses. Ja nad avastasid, et nüüd see kooritud riis ja selle põhitoidus olemine, menüüs olemine toob kaasa hoopiski närvikahjustused, suured terviseprobleemid ja siis hakatigi uurima, millest see võib olla põhjendatud või põhjustatud, sest et isegi diagnoos pandi sellele nähtusele ja selle ingliskeelne nimi on periber. Eesti keeles on peribeer, aga see on sageli surmaga lõppev nähtus, terviseprobleem, toitumuslik terviseprobleem, mille ühed nähtused on näiteks halvatus, paistetus ja kompleksnärvi probleemid. Ja see avastus siis pälvis 1929 aastal Nobeli preemia ja siis avastati, mis asi need vitamiinid üldse on. Ja kui olulised nad meil on. Ja rääkides siis, vaadates seda tagasi, seda slaidi, siis näete, et Eesti inimestel B1-vitamiin, te teate, et B1-vitamiin on tegelikult ajule ülioluline, kogu keha vajab, aga aju on pidevas puudujäägis, ta vajab seda tegelikult rohkem, kui me üldse seda suudame pakkuda. Ja kui eestlaste seas
langes see tase ikka minu arust väga drastiliselt, sest et see 100% on seal ainult minimaalne kogus. Tegelikult on meil seda rohkem vaja kui see minimaalne kogus ja tõenäoliselt arvata võib, et meil on see olukord võib veel hullem olla, kui seal tegelikult pildi peal on. Ja minnes edasi, siis enne kui hakkame rääkima, kuidas siis toitumist võiks täiendada, võiksime sügavamale minna, et mis siis ikkagi on selle tänapäeva toidulauaga, et inimkond ei ole kunagi varem toitunud nii külluslikult, ent samas söönud nii ebakvaliteetset toitu. Et ma sooviksin peatuda mõningatel põhjustel. Et esmalt siis põldude ülekoormamine, et mis see siis tähendab, et aastast aastasse taimekultuuride kasvatamine samal pinnasel viib aeglaselt, kuid väga kindlalt sealt välja kõik taimekultuuride kasvuks vajalikud toitained. No ja kaasaegsed põllumajandusmeetodid näevad ette, et siis hakkame väetama. Iseenesest pole sellel midagi viga, et taim kasvab ikkagi üles, saab endale vajalikud toitained, aga inimestele ei ole sealt enam edasi midagi anda, et uuringud ütlevad, et võib kaduda kuni 75% toitainetest. No ja muidugi vilju korjatakse ära toorelt ja transpordiajad on ka pikad, et selle käigus ka osad toitained degradeeruvad ehk lagunevad. Räägime antioksidantidest ka. See ongi siis mul järgmine punktike, et järgmisena sooviksin välja tuua, et kasutatakse pestitsiide, et mis siis nende roll on. Kujutage ette sellist pilti, et taimele pritsitakse peale pestitsiide, tal ei ole kahjureid, kõik on nagu mugavustsoon, aga miks ma siis hakkan neid antioksidante üldse tootma? Mul ei ole neid vaja. Mul ei ole kedagi ümber. Mul on väga mugav olla seal mullas. Kasvab aga suuremaks kogu aeg. Jaa, suurepärane. Aga tegelikult taim toodab antioksidante, näiteks marjad toodavad polüfenoole, tegelikult vastuseks keskkonnale ehk siis kahjuritele. Aga kui kahjureid ei ole, siis ta ei sisaldagi tegelikult nii palju antioksidante, et siin on hea näide kultuur- ja metsamustikas, et maitse ja toitaine vahe on üüratu. Nii, ja järgmine on siis ka see, et tänapäeval taimekultuure aretatakse tegelikult mitte toitaine sisalduse peale välja, vaid maitseomaduste parandamise peale. See tähendab, et suurendatakse kaloraaži, ehk see vili oleks magus ja maitsev. Nii, aga kui räägime natukene lihast, tõenäoliselt olete täna kõik juba kuulnud väga häid ettekandeid, aga rääkides lihast, siis mõned söövad liha, mõned ei söö, ega see liha nüüd halb ei ole, ma sellest ei räägi, aga me räägime seda, et me sööme ju loomi, eks ole, ja neid loomi kasvatatakse, ehk siis tegelikult toidetakse, neid hooldatakse ja see keskkond, kus nad kasvavad, et rääkides sellest, et loomad, näiteks vanasti inimesed ju andsid oma vanaemad, eks ole, maal andsid oma vasikatele leiba süüa, joodsid vasikatele piima, hiljem andsid neile ka samal ajal anti mahlast rohtu ja ka kvaliteetset heina. Tänapäeval nüüd on nii, et kasutatakse toidukontsentraate, et nad ei haigestuks, me anname neile antibiootikume, anname biostimulaatoreid, kasvustimulaatoreid ja kaitsesüstimisi tehakse. Nii et tegelikult me sööme need kõik ilusasti sisse. Mina söön ka kahjuks, ma söön liha ka. Aga siis see keskkond, kus nad veel lisaks kasvavad, me ei räägi ju ainult siin täna mingis Eesti keskkonnast, me räägime maailm on ju globaliseerunud, ehk siis me toome ka sisse mujalt toiduaineid ja me peame kõik tegelikult, me ei mõtle igapäevaselt, aga informatsioon on ikka väga kasulik, sellepärast me ju siin täna kõik istumegi, et ka keskkond tegelikult määrab selle ära, millist liha me sööme, ka see radiatsioonitase, loomulik radiatsioonitase on nagunii olemas, aga kõik see saastatus ja ma ei taha väga mõelda, missugune loom võib üles kasvada Hiina suurlinna läheduses kuskil, loodame, et me seda liha sööma ei pea meie siin.
ja rääkides edasi tööstuslikest protsessidest toiduainete tööstuses. No te vist kuulsite, et ma olen selle eriala inimene ka ja mind šokeeris laboris tehtav katse, kus metallist noaga lõigati sidrunit ja siis mõõdeti C-vitamiini sisaldus enne ja pärast ja see oli täiesti šokeeriv, et metall noaga lõigates sidrunit kaob sealt C-vitamiin, loomulik C-vitamiin ära 30%. Nii et mõelge teinekord, kui te hakkate lõikama või töötlema neid vilju, kus kohas on loomulikud vitamiinid sees. Ehk siis tööstuslikud protsessid toiduainete tööstuses tegelikult kõik hävitavad toitaineid. Algab kõik juba lõikamisest, nagu ma ütlesin, kuivatamine, ekstraheerimine, kõige hullem, mida võib üldse juhtuda toiduainete tööstuses toitainetega, on konserveerimine, mille eriala ma ka lõpetan tulen. Ja see konserveerimise käigus või tegelikult üldse ütleme, et kui toit meie toidulauale jõuab, siis selleks ajaks on ta kaotanud 80 kuni 95% oma toitainete väärtusest. Nii et kui te seda silmas peate, kõik see toiduainete, kui me ostame juba poolfabrikaadid näiteks, eks ole, siis me soojendame neid mikrol ja just järgmisel päeval jälle uuesti soojendame, siis me veel külmutame, siis me midagi, mis seal teeme, et see kõik hävitab toitaineid ja tegelikult pikemalt ma ei tahaks nagu peatuda geneetilisel muundamisel, seda saab kõik uurida ka Eestis on meil Veterinaar- ja Toiduamet ja nende kodulehel on väga põhjalik info selle kohta seal, milliste protokollide alla me läheme ja mis Euroopa Liidus üldse toimub. Et tegelikult, nagu me võime öelda, et liha ei tohi sisse tuua Eestisse Euroopa Liitu, mis on geneetiliselt muundatud, aga taimekultuuridele on see tegelikult juba lubatud. Ja ütleme, kui niimoodi hakkame väga filosoofiliselt mõtta, siis ka vili, mis praegu tegelikult meil põldudel kasvab, tegelikult on ju geneetiliselt muundatud, et ta peaks vastu sellele talvele. Aga see ärme nüüd nii negatiivseks ka läheks. Läheme tagasi positiivsuse randa sõplema. Et tõime siis teieni mõne põhjused, miks näitas toitumisuuring sellist muutust, et tegelikult toidulaua laienemisega me ei saagi ikkagi rohkem vitamiine, mineraalaineid. Aga kuidas siis toitumist 21. sajandil täiendada? Rääkis ka toitumisnõustaja Teele Teder ja rõhutas tervislikku tasakaalustatud toitumist. See on väga tähtis. Võimalusel eelistage aiamaalt võetud vilju, puuvilju sel samal põhjusel, et nemad sisaldavad rohkem toitaineid kui meie poelett. Aga meie aega peatume täna siis pikemalt supertoitudel, kuidas neid oma menüüsse lülitada ja räägime ka bioaktiivsetest lisanditest. Mina kohe jätkangi supertoitudega. Et mäletate, alustasime oma ettekannet tänavaküsitlusega, et supertoidu termin, kõik vastasid, et nemad ei tea, mis see on. Et see termin on eestlastele hetkel üsna võõras. Me sooviksime saladuskad eemaldada, et mis see supertoit on siis? See on siis vitamiinidest, aminohapetest, antioksüdantidest, mineraalainetest, kõigest kasulikust pakatav söök. See sisaldab väga palju kasulikke aineid võrreldes siis teiste toitainetega. Mis näited on? Näiteks baobab, maka, meditsiinilised seened, kurkum, spiruliina, hetkel väga popp vetikas, kochimarjad, misooras ja omega rasvhapete rikkad chia seemned. Muuseas ka Eesti küüslauku peetakse supertoiduks. Väga kasulik. Ja kuidas siis supertoite võiks toidus kasutada? Supertoite võib värskelt süüa, aga müüakse ka pulbristatud kujul. Seda pulbrit on väga mugav nüüd segada mingisuguste jookidega, näiteks veega, mahlaga, lisada piimatoodetele, näiteks keefiri sisse, jogurti peale. Samuti, kes sööb hommikul putru, väga hea kurkumit peale panna, annab sellise huvitava maitsenüansi. Muidugi teha smuutisid. Ja osad supertoidud on saadaval ka kontsentreeritud vormis, mida siis pakitakse toidulisanditesse.
nii, ja siis nüüd rääkides toidulisanditest, siis minule meeldib ja ma olen ka rääkinud teiste spetsialistidega, et neid nimetatakse tegelikult bioaktiivseteks lisanditeks. No kõik me teame, et nii palju me oleme kõik kuulnud ja mõned on õppinud ka seda teemat, et toidud tegelikult ju kõik koosnevad 6 koostisainest ehk siis koostisosast. Ehk siis selleks on siis rasvad, valgud, süsivesikud, mineraalained, vitamiinid ja vesi. Ja nüüd ongi toitumise nõks ongi selles, et neid kõiki tegelikult peaks olema meie organismile täpselt õiges koguses, kõiki nii palju, kui meie organism vajab ja meie erinevad elundkonnad vajavad. See on tegelikult päris keeruline töö seda täpselt endale niimoodi manustada, nagu tegelikult vaja oleks. Nüüd tänapäevases 21. sajandis on see probleem, et vitamiine ja mineraalaineid on nendest 6 kõige vähem meie toidus. Ja mulle väga meeldib, ma toin siia meelega välja selle 2-kordse Nobeli preemia laureaadi doktor Linus Paulingi ütluse, mida ta USA kongressil ette kandis, et iga haigust või terviseriket võib tegelikult pidada mineraalainete vaeguse tagajärjeks. Et vitamiinidega on niisugune lugu, et ega nende puudusjääk on ka probleem, aga kui on mineraalainete defitsiit või vaegus, siis seda inimene üle ei ela. Ja muidugi toidulisandid siis on siis puhtalt vitamiinid, mineraalained, mida võib eraldi manustada. On olemas ka nii-öelda bioaktiivsed lisandid organismi puhastamiseks, et nagu me rääkisime, eks ole, et kõik saaste ja raskemetallid ja stress ja kõik see tekitab meis sellise olukorra, et tekib enesemürgistus. Ehk siis tegelikult on see, et me võtame nüüd rakk on nagu seal toodud nagu sümboolne teepakk, et nagu telefoniga käib see, üks saab sulle helistada, sina saad kellelegi helistada, ehk siis andmevahetus käib mõlemad pidi, et rakus sees ja teepakis ka. Et näiteks võtame võrdluses, et paremini meelde jääb, et kui see rakku on raskem meelde nagu ette kujutada, siis nagu teepaki toome näite. Et paneme näiteks teepaki, mis on ilusti sellise nagu marlilaadse ümbrisega, paneme laki sisse, laseme ära kuivada ja siis paneme ta kuuma vette lootuses saada head teed. Sealt ei tule ka midagi välja. Võib-olla mõni auguke jäi sinna sellesse ümbrismembraani, aga tegelikkuses hakkab see juhtuma, et ikka rakk elab ise edasi, toodab šlakke ehk siis jääke, nagu meiegi organism. Me koosnemegi rakkudest, eks ole. Et siis tekibki probleem, et rakk ei saa enam ennast puhastada. Ehk siis jääkaineid enam ei vabane, aga neid kogu aeg toodetakse senikaua, kuni see rakk elus on. Aga kui meil koguneb kõik mürkained rakku, siis tähendabki seda, et tekib mürgistus ja kui see on väga raske olukord, siis me läheme juba onkoloogia valdkonda, sellest me täna rohkem ei räägi, aga lihtsalt see kõik on, meie tervis on tegelikult kõik ka raku tasandil, ehk siis me koosneme rakkudest. Ja selleks on mõeldud siis antioksüdandid looduses, loodus on ise need välja mõelnud endale ja juba Aleftiina rääkis ka, miks jaoks need taim toodab endale need antioksüdante, et tegelikult ise ka kaitseb ennast ja võt meie saamegi ära kasutada ka enda kaitseks neid samu antioksüdante. Ja muidugi teised tooted on ka looduses olemas, mida me saame enda puhastamiseks kasutada, ehk siis kogume kokku šlakid lühidalt öeldes ja viime nagu torumees endal puhastab oma torustiku, viime meie ka välja oma süsteemist need šlakid. Ja kolmas grupp, mida on muidugi maailm, mida üha rohkem edasi läheme, seda maailm rohkem neid toodab erinevaid väga huvitavaid ja meie ise ka muuseas siin kahekesi, siis need on bioaktiivsed lisandid organismi normaalse töö tagamiseks ehk siis ja taastamiseks. Need on nüüd sellised sihtotstarbelised tooted, mis siis on, tagavad organismi kas siis ühe või mitme elundkonna normaalse töö.
ja nagu te teate, eks ole, et noh, toidulisanditest juba rääkisime, on ju, teile rääkis, et ärme arva, et ma võtan täna ühe kapsli ja siis homme võiks juba tegelikult kõik korras olla, et kuna ta on kõik looduslikud, siis avaldub toime pikemaajalisel perioodil ja järjekindlal kasutamisel ikka, nii et 3-4 kuud ikka tuleks kasutada, et oleks tulemusi näha. Nii, aga kuna mina ja Ave töötame Meravitas, siis sooviksime teha ka väikese lühiülevaate meie Meravita missioonist ja meie innovatiivsetest toodetest. Meravita põhimissiooniks on siis hoida inimesi tervena. Me arendame neid bioaktiivseid lisandeid igale elundkonnale midagi, mis annab meile siis kokku terviseatlase ehk tervikliku lähenemise inimese tervisele. Taaline interaktiivne keskkond on igal Meravita kliendil ka nähtav, kus ta saab näha, mis parajasti tema elundkondades toimub, kas kõik elundkonnad on hetkel kaetud. Me pakume personaalset lähenemist. Meil on ka olemas sellised tooted, mis toodetakse igale inimesele personaalselt. See tähendab seda, et on loodud Eesti teadlaste poolt algoritm. Ja kui inimene täidab Meravita keskkonnas ära põhjaliku küsimustiku tema vanuse, kaalu, toitumisharjumuste, haiguste, kasutatavate ravimite ja muude asjade kohta, siis genereeritakse igale inimesele tema unikaalne retsept ja pannakse siis laborisse tootmisesse. Meil on tagasiside, et see muuseas analüüsid näitavad täpselt sama, mida meie algoritmi alusel koostatud retsept vitamiinide ja mineraalinite kohta. Samuti Meravita üheks põhijooneks on see, et me lähtume rahvameditsiinist. Proovime teha rohkem Eesti rahvameditsiini, Hiina, Jaapani ja India. Kasutame kvaliteetset toorainet. Viimasel ajal oleme võtnud suunaga, et oleks võimalikult kohalik tooraine. Kasutame palju Eesti toorainet. Ja võtame kõik need tooted, näiteks kui on meil näiteks Baobab on meil otse toodud Senegalist, kus ta ise kasvab, nii et me toome sealt need toorained, kus nad on nende kodumaa. Ja. Kõik meie tooted on valmistatud Eestis, nad on säilitusainete ja GMO vabad ja enamik sobib ka taim- ja toortoitlastele. Ja kuna me juba rääkisime supertoitudest, siis ma sooviksin teile tuua ka Meravita tooted, mis sisaldavad selliseid supertoite toidulisandi näol. Neist kõige värskemad tooted ongi meie sporditooted, fitnesskapslid naistele ja treeningkapslid meestele. Et naiste kapslid sisaldavad selliseid aineid nagu ergutavad rohelist teed, omega rasvhapprikkaid chia seemneid, kiudainerikkaid akai marju, samuti magneesiumit. Meeste treeningkapslid aga sisaldavad sellist energiapommi nagu maka, samuti tribulust, magneesiumi, kurkumit. Kurkum hoiab liigeseid korras ja aitab mikrovigastustest paraneda kiiremini. Kurkum on üldse 21. sajandi supertoiduks peetud. Meil on olemas kurkum ka täiesti eraldi tootena kurkumpiperiiniga ja kurkumastelpajuga. Et sooviksin eriliselt rõhutada veel kurkumpiperiiniga, sellepärast et miks me oleme üldse lisanud piperiini. Nimelt teaduslikud uuringud on näidanud, et musta piperaktiivaine ehk piperiin suurendab kurkumiini imendumist kehasse kuni 2000 korda. Ja seda ei pea kartma need inimesed, kellel on maoga mingid probleemid, et näiteks pipart ei saa süüa, siis see ei ole see sama, mis pipar, et seal on lihtsalt koores leiduv aktiivaine on piperiin. Samuti on Meravita hitttoode rasvapõletaja Aafrika mangoga, et see on siis selline kiudaine rikas toidulisand, mis reguleerib leptiini taset. Leptiin on siis näljahormoon, see on selline seedehormoon, mis annab meile märku nii. Ma sain nüüd kõhu täis, aitab. Ja see pole see sama mango, mis meil poelettidel müügiks on, et see on Aafrika mango, see on eriliik ja selle seemnest on tehtud see pulber. Samuti on ka olemas Baobab, millest ma peatusin supertoitude slaidide juures. See on sellise hapuka maitsega, mina panen teda smuuti sisse, pudru sisse, vahel kui olen laisk, panen vee sisse. See on ahvileivapuu. See sisaldab rohkem C-vitamiini kui sidrun, rohkem rauda kui liha. No supertoit.
ja siis on meil ka kompleksvitamiinid, et meeste vitamiinid on siis selle samuse Eesti kodumaise küüslauguga ja naiste kompleksvitamiinid sisaldavad ka kurkumit. Ja nüüd lühidalt, sest nagunii kõik tahavad juba minna ka natukene jalga sirutama, et lihtsalt panime siia mõned seksikamad pildid nendest toodetest, mis me tootmisesse tulevad. Tegelikult juba on, aga need põhiaktiivained, et võib neid nüüd jääda natukene ootele ja siis kodulehelt saab ikka kohe jälle vaadata meie uudistooted. Jah. Et siin lihtsalt toon ühe, vaadake see meeste potentsiaali libidotustev toode, et see on nüüd selline väga ainulaadne, seda siin turul üldse pole olemas. Ja see nimi, kes inglise keelt jagab, siis see nimi ütleb ka ära, millega tegu on, aga tegelikult ma lihtsalt ütlen teile, et see, mis on Viagra apteekides retseptiga müüdav, selle järgi on tehtud sünteetiline Viagra, nii et see on looduslik Viagra. Nii, aga kuna aega hakkab väheks jääma, siis teeksime kõik 3 tähtsamat punkti kokkuvõttaks ka, et tähtsate toitainete puudus on Eestis jätkuvalt aktuaalne. Tänapäeva toidulaud ei rahulda kõiki organismi toitaine vajadusi, seega toitumist tuleks täiendada ja tuleks siis süüa tervislikult ja tasakaalustatud toitu, proovida integreerida oma menüüsse supertoidud, valmistada smuutisid ja kõrvale tarbida ka bioaktiivseid lisandeid. Ja liikuda ka. Ja siis me saame terved olla. Aitäh teile! Aitäh!